Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nagu te näete, siis mul on uus taust ja uued kaardid. Need on kassitaro kaardid. Meid on siia Musta kassitaro perre kogunenud juba 150 tellijat ja kui neid kanali tellijaid saab kokku 250, siis sellise kassitaro kaardipaki täiesti uue ma loosin kõigi tellijate vahel välja. Kuidas see loosimine toimub ja millal, sellest ma annan siis eraldi teada, kui aeg sealmaal on. Aga praegu vaatame, mis need kaardid siis teile räägivad. Nädala algab teil siin karikate 6-ga ja kõrval on karikate 2. See räägib mulle sellest, et karikate 6 on minevikuradadel käimine, lapsepõlveradadel käimine, nostalgiakaart ja karikate 2 on hingesugulase kaart. Ja kui need nüüd kokku panna, siis keegi teie minevikust, keegi väga hea sõber, selline teie oma inimene ilmub välja sellel nädalal. Ta kas kirjutab teile, tuleb teile külla, helistab, saate juhuslikult kusagil kokku, aga ta tekitab teist sellise väga-väga hea tunde. Edasi tuleb siit kannatlikkuse kaart. No minu meelest on see kannatlikkuse kaart vähkide nagu täiesti vähkide kaart, et vähid ei torma kuhugi, nemad kannatlikult ootavad, vaagivad ja kaaluvad. Et seda kannatlikkust ma arvan, et ma teile, armsad vähid, küll ei pea meelde tuletama, et elus tuleb kannatlik olla. Teie teate seda ise väga hästi ja võite veel teistelegi õpetada. Aga teil tuleb ka mingisugune uus energia või uus idee või uus tegutsemistuhin. Selle sauade ässaga. Seal ülemise rea viimane kaart on sauade äss. Sauade äss on selline kaart, miks tahab kohe ära teha. Temal on uus idee, temal tuli üks hea mõte ja tema tahaks tegutsema asuda. Ja miks mitte? Võtke see aeg ja hakakegi oma plaane tegema ja tegutsema. Kui teile tuleb, võib-olla tuleb koos selle sama minevikust tulnud inimesega, selle hea sõbra ja hingesugulasega, võib-olla koos temaga tuleb see hea idee. Aga see võib olla ka teie selle kannatliku meelega olete jõudnud otsusele, et nüüd on aeg see asi teoks teha. Siin alumises reas on meil keisrinna, müntide 2 ja saatuse ratas. Või maailmaratas, kuidas, saatuse ratas. Et keisrinna, tema minu jaoks on selline külluse jumalanna. Tema on selline naine, kellel absoluutselt on, tal on nii hea süda, nagu tema armastab absoluutselt kõike ja kõiki. Tema aitab, kui ta näeb, tema annab, kui tal on, tema toetab, tema mõistab, tema kuulab ära, tema kunagi ei kritiseeri kedagi, tema on alati kohal, kui teda vajatakse. Temas on selline tingimusteta armastuse energia. Siis siin see müntide 2 minu jaoks on alati tähendanud seda, et tuleb leida tasakaal. Tasakaal sellise rabamise, tegutsemise, töötamise ja puhkamise vahel. Iseennast ei tohi töötamise tuhinas ära unustada. Isegi siis, kui teil tuleb siin üks uus ja vinge idee ja hakkate kohe sellega tegutsema, siis ennast ei tohi ära unustada. Ja see saatuse ratas räägib sellest, et mingi etapp teie elus saab läbi. Kuna te siin eelnevad 3 nädalat millalgi pidite otsuseid langetama ja eelmisel nädalal olid need otsused ära tehtud, siis ilmselt on nüüd see finaal siin, et mingi asi teie elus saab läbi. Saabki läbi selleks, et see saatuse ratas keeraks ennast natuke teistpidi. See on ka õnneratas selles mõttes, et kui te tunnete, et õnn soosib teid, ma ei tea, lotopiletit ostma, midagi tegema, tunnete sellist tahtmist midagi teha, siis tehke ära.
Aga kui teil ei tule mitte mingisugust mõtet pähe, et tahaks, ma ei tea, lotopiletit osta sellel nädalal, võib-olla kenolotot või bingolotot mängida, siis ärge seda tehke. Et siis ei ole see ei ole siis teie jaoks õige aeg enda elu ja saatusega mängida ega õnneratast keerutada. Et üks etapp teie elus saab läbi. Tuleb minevikust keegi, kellega teil on väga hea klapp. Tuleb ka mingisugune hea idee ja seda küllust ja seda head energiat ja tingimusteta armastust, mis teis on, et seda te võite ka vabalt teistega jagada. Leidke siis ka tasakaal oma töö ja puhkeaja vahel. Ja siis teil tulebki väga selline ilus, tore ja ma loodan, et päikest täis nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.